Tere, mina olen Andres. Ja mina olen Aigar. Ja nüüd peaks kohe alustuseks küsima, et aga miks nad aru ei saa? Räägin ja räägin, annan neile isegi lugeda, annan koduseid töid, aga miks nad aru ei saa? Sellepärast, et suhtluses on üks komponent puudu. Et mille me tihti ära unustame ja millega me ei julge tegeleda. Et meil on 3 osa. Meil on kirjutatud tekst. No, arusaadav, võtad raamatu lahti, loed. Meil on siin räägitud jutt. Nii, pean monoloogi. No, võin ka dialoogi pidada. Aga 3. asi, mille me tihti ära unustame, on see, et me võiksime mingit pilte ka joonistada. Et need 3 asja, kõik ühes koos, need aitavad meil paremini aru saada. Miks see joonistamine hea on? On sellepärast hea, et see aitab, kõik need 3 asja koos aitavad meil sõnumit paremini kohale viia ja mida see joonistamine teeb. See aitab sul korrastada mõtteid. Nii, kriitseldad, et ise aru saada. Seda ma võin ka kodus ära teha. Mul lähevad mõtted selgeks, lähen, räägin klassile, annan õiget pidi konspekti, võiks ju olla hästi. Aga see tõmbab ka selle tempo mõnusaks aeglaseks, et sa jõuad aru saada, et see mõte jõuab kinnistuda. Siis mustrid ja seosed. Et joonistamine aitab välja tuua mustrid ja seosed sinu mõtetes. Sa saad teemasid ja siis seal klassis kohtumist kokku võtta. Niimoodi lihtsalt ühe pildina ja nagu öeldakse, pilt on parem kui 1000 sõna, ehk see pilt on see, mis sageli meelde jääb. Nagu ka piltlik näide on see, Andres, mis meelde jääb. See aitab seda informatsiooni korrastada selles süsteemis. See aitab avada, ühelt poolt ma arvan ka, see aitab avada uusi perspektiive. Mida sa selle all mõtled? Mida see uus perspektiiv? See kõlab nagu mingi valimisloosung. Uued perspektiivid, valimeid. Kui ma midagi räägin, see on sõnad. Sina mõistad sõnasid ühtemoodi, mina mõistan teistmoodi. Kui sa ka teksti loed, on enam ikkagi samad sõnad, mis rääkimisel. Rääkimisel tuleb juurde ka see hääle tämber, intonatsioon, kõik sellised asjad, tempo, millega ma räägin. Aga... No jah, et kui ma räägin siin võõrkeelsele keskkonnale, räägin mesikäpast, siis ma ei joonista mitte mesist käppa, vaid ma joonistan karu. Jah, nii. Ja nüüd see pilt, see aitab ka aru saada, mismoodi mina mõtlen. Et see aitab ka tekitada, ja sina tõlgendad seda jällegi omamoodi, see aitab, see tekitab sus hoopis uut arusaamist. Nagu sa ütlesid, mesikäpp, mesine käpp, aga tegelikult on see karu. Me joonistan karu pildi, aha, ta mõtleb selle all karu. Raudratsu ilmselt joonistame auto, eks ole. Või mootorratta või midagi sellist, et siis see aitab meil avada selle teema mõistmiseks uusi kohti. Ma korraks hakkan veel kinni, et sa ütlesid, et see, kuidas ma joonistan, aitab teistel mõista, kuidas ma mõtlen. Et kui ma nüüd selle peale, kui mina hakkaksin joonistama, siis ilmselt teised saavad aru, et minu mõtted on väga koledad, sest minu joonistused on väga koledad. Selles, Andres, ära lase ennast üldse segada, sest joonistuse koledus ei ole siin üldse kriteeriumiks. Paljud inimesed arvavad, et nii ka mina olen pikalt oma elus arvanud, et ma ei oska joonistada. Mis seal vahet on? Tähtis on see, et ma ennast väljendan ja siin ka harjutamine, nagu ka muudes suhtlustes, harjutamine teeb meistriks. Aga see aitab välja tuua olulisust. Ma räägin 3 sõna sekundis, aga kui ma joonistan pilte, siis minu tempo on oluliselt aeglasem. Ja mul on vähem aega, et kõigele sellele keskenduda ja ma pean keskenduma ainult olulisele. Nii, nagu öeldakse, ehk slaididega ettekannete tegemine ei ole mitte midagi muud kui niimoodi valmis piltidega joonistamine, siis sinna slaidile ei saa sa väga palju infot panna, sest kaugelt lihtsalt ei näe. Hea reegel seal on see, et ära kasuta slaidide peal kunagi fonti, mis on väiksem kui... Võtad kõige vanema inimese, kus sul saalis on, või seal klassis, jagad tema vanuse pooleks, siis see on kõige väiksem font, mida sa kasutad. Samas, teed koolis 8-aastastele, siis võiksid 4 fonti kasutada ja see ei ole päris hea reegel. See ei ole päris hea reegel, jah. Aga nii, et
Ehk siis joonistamine sunnib sind kasutama ainult olulist infot. Sa oled mulle selle mõtte nüüd täiesti maha müünud, ma hea meelega joonistaksin igal koosolekul, kus ma pean midagi selgitama nagu onu Raivo, aga mul ei ole sellist kätt, millega ilusat kunsti luua. Andres, sa tegelikult oskad joonistada. Teeme siin mõned sellised lihtsad näited selgeks. Kus ma hakkan? Lihtsad nipid, punktikesi oskad teha. No, sellega saab hakkama. Oskad ringiga teha. Joont oskad vedada. Sellist U-tähtesid oskad joonistada. Katkend joont oskad ka teha. Noolt oskad teha. No kõik on üsna lohakad, ma vaatan. Ja ka ongi. Ma võingi teha neid lohakalt. Minu eesmärk joonistamisel ei ole joonistada tõetruud kujutist Andres juurest. Minu eesmärk, miks ma neid asju kasutan, on oma infot edasi anda, oma mõtteid edasi anda. Ja kui ma kasutan selliseid lihtsaid lohakaid joonistusviisi, siis ma saan tegelikult oma mõtted sulle edasi anda. No aga lähme kuidagi konkreetselt. Nii, vaata, mis veel. Ruutu oskad ka teha. Oskad siksak joont ka teha. Kolmnurka oskad ka teha. Ja need on piisavad komponendid, et midagi hakata juba kokku joonistama. No näiteks ring. Joonistad ühe ringi. Nii. Millega on tegu? Vist on Newtoni õun, sest sa oled füüsikaõpetaja, sa ei saa midagi muud olla. Juba õun on joonistatud. Siis mida veel? Mis me sellest ringist saame veel teha? No, see on Aigar ise, sest see on rõõmus. Jaa, see on rõõmus, mina ise. Nii, joonistad mingisuguse kasti, kust asi seest välja õppab. Kõik need asjad, kui sa tahad mingit infot edasi anda, mingit mõtet edasi anda, lihtsa paari joonega sa juba saad oma mõtet edasi anda. Või näiteks, annan sulle hea lihtsa mõtte. Oota, selline sõna nagu usmo. Asi see on. Mis see asi on? See on jälle. See on, vaatame. Nii. Mis asi see on? See on lambipirn. Lambipirn, mida enam ei eksisteeri, sest nüüd on kõik LED-lambid. Z, M ja O. Ja sellised head näited, mida kasutada. Kõik saavad aru, et see on, ma mõtlen lambipirni. See tähendab uut ideed ilmselt. Tänapäevases käsitluses, kui noortele seda näidata, siis nad varsti enam ei tea, mis asi see on. Või siis näiteks oli see kolmnurk, joont oskasid teha ja ringi oskasid ka teha. Anna teed märk ilmselgelt, ajutine. Anna teed märk, siis on see... James Bondi kokteil. James Bondi kokteil. Aga ma kujutan ette, et selliseid kokteile meil nagu tunnis vaja ei lähe, et kas oskaksid anda mõningad näited, mida nagu päriselt tunnis kasutada saab ja mis ei oleks võib-olla puhtalt füüsika põhiliselt? Et on, sa pead endaks välja mõtlema, millest sa rääkida tahad, mis asju sa tahad väljendada ja vastavalt sellele siis kasutades ära neid lihtsaid mõtteid, neid lihtsaid kujundeid, ringid, jooned, punktid, täpid, nooled, ruudud, kolmnurgad, sa saad hakata oma mõtteid väljendama. Ja sageli selle joonistamisega ongi see, et sul ei ole julgust. Sul on hirm ja sellest hirmust ülesaamine ongi, et hakkadki lihtsalt tegema. Et lähebki valesti, inimesed ei saa aru, püüad uuesti joonistada. Ja et siin ei ole mitte perfektsus, mida sa taga ajad, vaid on see, et sa sellega lihtsalt tegeleksid, sa oma mõtteid läbi joonistamise siis paremini avaldaksid. Ma saan aru, et sa paned välja nagu peaaegu nagu challenge'i, et nagu Charlie Chaplin pidi tegema omal ajal tummfilm ja sellepärast oli film nagu pidi olema ekstra naljakas. Et ma saan aru, et sinu väljakutse on natuke nagu õpetajatele, et proovigi teha üks tumm tund ja kui see sul välja tuleb, siis järelikult on ülihea tund ja kui sa sinna veel peale räägid, on ekstra hea tund. See võib olla, aga nagu ma alguses rõhutasin, et meil on 3 komponenti.
meil on see jutt, mida me ajame, on tekstid, millega me suhtleme ja siis on need pildid läbi, mille me suhtleme. Ja nüüd, kui sa joonistad, siis vähem jooni on alati parem. Ehk siis keskendu sellele, mis on tõeliselt oluline. Et nagu siin seesama see õun, 1, 2, 3 joont ja juba said aru, et tegu oli õunaga. Lisasin 4., 5. joonega juurde, joonistin lehekese, oli hea ilus pilt. Ehk siis hoia asju lihtsana, kui joonistad ja kommunikeerid. Kas ma saan aru, et see on üks asi, mida võiks ka tegelikult lastele õpetada, ehk see on samamoodi nagu sõnadeta aliase mäng, et läbi pildi pead ära selgitama, millega on tegemist ja see aitab ka õpilastele endil oma mõtteid paremini väljendada. Ja täpselt, see on üks võimalus, kuidas seda õpetada läbi sellise sõnadeta aliase mängu. Ja selle juures alati keep it simple, ehk siis hoia see asi lihtsana. Mida lihtsam, seda parem. Võib-olla isegi selline väike väljakutse, mida väiksemate joontega sa saad oma asja ära seletatud, seda parem. Nii et ma saan aru, et ainete üleseks integratsiooniks on üks täiesti variant, et tehke kunstiõpetuse õpetajaga koostööd ja öelge õpilastele, et järgmine kontrolltöö tuleb selline, kus vastused võib üksnes joonistada, kunstiõpetuse tunnis treenitakse, dresseeritatakse, harjutatakse ja siis on võimalus kunstiga koostööd teha, et võib-olla mõni selline eneseväljendusoskusi siis arendada läbi selle, et õpilased ka joonistavad oma vastused. Ja kui sa kasutad joonistamist oma jutus, siis seal on tähtis hoida tempot, et alati, kui sa joonistad, siis ära joonista sama kiiresti, kui sa räägid, vaid kasuta selle jaoks teistsugust tempot. Et siis sa saadki, inimesed saavad paremini aru. Ma saan aru, et õnnelikud on need inimesed, ehk siis meie generatsioon, kes me räägime onu Raivo jutupliiatsid, kus taustal tiksus muinasut ja muu hulgas lõpuks sai valmis ka pilt. Sai see pilt valmis, jah. Et ära kiirusta. Olulised detailid joonista alati aeglaselt, sest siis sa võtad selle ka kuulajates, vaatajates, võtad selle tempo maha ja nad saavad aru, et see on nüüd oluline asi, millele keskenduda. Ja mida tasub kindlasti veel teha, on see, et üks võimalus, kuidas me tihti joonistame, me teeme mingisuguse ringi niimoodi või me teeme kolmnurga või ruudu niimoodi. See ei ole hea stiil. Sest siis mis seda stiili nüüd sinu varasemast stiilist eristab? Sa ei saa täpselt aru, mida sa seal teed. Ega väga palju eristagi, aga mida ma soovitan ja mida üldiselt erinevad raamatud soovitavad, et kui sa ringe teed, siis lõpeta need ringid ära. Vii kokku. Samad. Kujundid tee ühenda omavahel kokku. Jooned, mis peavad omavahel koos olema, vii need omavahel kokku. Näiteks ruut. Mitte ruut ei ole see, vaid et asjad koos. Et see annab sellise läbimõelduma tunde vaate ja kuulaja jaoks. Ja on ka silmal parem vaadata. Ja miks sellist joonte lahtisust ei saa väga sallida, sest muidu lõpuks hakkad inimesi joonistama, siis on pead, käed, jalad lendavad kõik kehadest eraldi ringi. Ja joonistamise puhul tegelikult ei ole sul palju vaja. Sest ma olen enda jaoks ka täna siin ette valmistanud ühe siis kitsa joone ja ühe jämeda joone. Ja värvide puhul ka vali endale, meie puhul on siis siin üks valge joon ja vali endale üks hall joon. Ja nendest tegelikult piisab täiesti, et saaksid asjad ära teha. Ja mida ma ise kasutan, kui ma kasutan halli joont, siis see on selle jaoks, et ma joonistan nagu skitseerin ja siis, kui ma tahan midagi rõhutada, siis rõhutame üle selle valge joonega, näed see detail ja see detail on siin omavahel väga, väga olulised. Aga sa oled nüüd hästi teoreetiline, lähme ikkagi konkreetseks. Ajalootund, räägime mingisugusest, ma ei tea, rannalahingust. Kuidas see joonistamine käib nende samade lihtsate asjade puhul? No rannalahingut ma ei oska sul siin kindlasti joonistada, sest ma olen ikkagi füüsik
ja ma kasutan joonistamist selle jaoks, et oma mõtteid siis eelkõige füüsika või ka organisatsiooni juhtimise puhul neid mõtteid edasi anda. Ja ega joonistamise puhul tuleb kusagilt pihta hakata, kusagilt harjutama hakata ja hakkame pihta nägudest. Inimese jaoks ei ole tegelikult näoks midagi muud vaja, kui selliseid kartulinägusid, 3 punkti ja ühe ringi sees ja juba ongi mingisugune nägu seal olemas. Et toon sulle, Andres, mõned näited siia. Üks ring. Mida see emotsioon võiks kanda? Keeglikuul. Keeglikuul, jah. Nii. Või teeme siia ühe veel. Ja ongi sellised nagu keeglikuulid või kartulinäod. Imestav nägu vaatab alla, eks ole. Või pigem lisame siia kulmud juurde. Juba annab sellise tunde kätte või . Et sellised nagu lihtsavad asjad, proovi vaata, mida see annab. Või need kartulinäod, kuhu selle näo otsa sa need silmad joonistad, sinnapoole see nägu ka vaatab. Ja ma lihtsalt üritan seda ikkagi ajalootunni konteksti panna, ehk siis asi, kus ma ise üldse tugev ei ole, aga millest me oleme aru saanud on see, et emotsioon on asi, ühesõnaga, inimesi liikuma panev jõud on emotsioon, inimesi mäletama panev jõud on emotsioon. Ja kui me vaatame neid nägusid ja kui me räägime mingisugusest sõjast, mingisugusest konfliktist, mingisugustest asjadest, mis leidis aset mingite rahvuste või inimeste vahel, siis ka öelda, et oli väga õnnetu rahvus, oli imestav rahvus, oli keegi, kes tüli õhutas ja need niimoodi tahvli peale joonistada, siis see kindlasti aitab tõepoolest meelde jätta seda, et kes siis millises rollis oli. Ja kui see meelde jääb vähemasti meelde, et oli 4 kartulit, järelikult oli 4 osapoolt, järelikult oli 4 osapohali vaheline. Eks sellised head visuaalsetest. No proovime veel. Nii, mis sa arvad, mis emotsioon see on? No, see on rõõmus. Nii. Mis emotsioon see on? No, on kurb. Nii. Aga mis emotsioon see on? On ikka rõõmus. Aga nüüd? No nüüd on kurb. Mingisugune selline häbelik või midagi sellist püüda leida. Aga see emotsioon? No, see on see, kui on juba käest ära. Juba on käest ära olukord läinud. Ehk siis selliseid lihtsaid nippe kasutada ja mida ma aeg-ajalt ka oma sellise väikse märkmikus teen, et ma püüangi selliseid näoemotsioone joonistada. Tulevad nad täpselt välja sellise teise klassi lapse tasemel, aga oma jutu ilmestamiseks ma saan juba midagi edasi anda. Ma saan neid lihtsasti kasutada. Nii et nüüd olles eksinud ise selle vastu, mida me siia tahvlil oleme joonistanud, me oleme päris mitu loengut üle interneti laiali rääkinud siis erinevatest õppimise ja õpetamise teemadest, nii et edaspidi, kui me selliseid abstraktseid teemasid räägime, me peaksime siia joonistama nägusid, tööriistu, pirne. Saame teha ja vaadata, mis see kuidas on. Ja samamoodi, kui me juba nägusid oskame joonistada, siis võiks harjutada või endale sellisesse varasalve panna siis suhtlust kirjeldavad sellised lihtsad väikesed pildikesed. No kõige lihtsam suhtlus on see, et me selline jutumull või teine on, mis see on selline, kui te olete koomiksid lugenud, siis on see mõttemull. Ja kusjuures siin kohal ma lihtsalt õpetajatele üks huvitav vahemärkus, et ma avastasin, et noored ei oska enam rääkida anekdoote, sellepärast, et nad ei ole kasvanud sellel ajal üles, kus nalju edastatakse anekdootide rääkimise teel, vaid nalja edastatakse läbi meemide. Ja oleme ausad, mis see meem oma olemuselt on ka mingi pilt või kritseldus, kus siis on pantud mingisugune sõnaline tekst või asi juurde. Nii et noortele on kindlasti selline visuaaliga selgitamine oluliselt
käepärasem kui ainult teksti oluliselt kuulamine. lihtsam. Ja noh, siin, mis on püüdsin, et näed, meie mõtte ühisosa, Andres, sinuga siin. Või siis mõttekonflikt, kaks verist Ja aju on kokku põrganud. Või noh, saame selliseid jutumulje teha, kus ei ole ümara sees või on sellise kandilise kasti sees või on üksteisele järgnevad mõtted, mida me võiksime rääkida. Noh, siia, vabandust, võtame. Okei. Sellised jutumullid. Et noh, erinevaid, mida kasutada, lihtsalt harjutada neid ja saadki neid lõpuks kasutama hakata. Ja nüüd kõige keerulisem moment kogu selle joonistamise juures on tihti see, et kuidas kujutada mingisuguseid inimesi. No millest inimene koosneb? No nägudest me juba rääkisime. Jah, nägudest rääkisime, aga üldiselt inimesel on kere. No see kere võib olla selline, kere võib olla ruudukujuline, kere võib olla ümar. WC ukse peale on väga selgelt ju joonistatud kaks kere tüüpi. Jah, nii. Mina kasutan sellist kere tüüpi. Olen selle endale selgeks õppinud. Jalad tulevad siit kere alt otsast välja, käed tulevad siit välja ja alati pea on selle kerega koos. Ja kui ma tahan joonistada mõnda sellist inimest liikumises, siis ma alati alustan kerest. Ja panen need pead ja käed sinna juurde. Noh, näed, siit saame teha. Näeb püsti, midagi sellist. Või siin käsipuusas. Noh, lihtsalt jällegi ei midagi keerulist, kuidas joonistan nii, kuidas mulle tundub õige. No, täna võib tunduda, et noh, näed, Aigaril on annet, oskab siin joonistada. Ei, ma olen lihtsalt siin mõned vihikulehed oma elus täis sodinud ja mida rohkem teha, seda paremaks see joonistamine ka läheb. No näiteks on siin, tahad oma meeskonnal page limit reached. No tore. Et näiteks tahad oma meeskonnale märku anda, et me oleme siin kõik ühes paadis. No mida teha? On meri, paat on alati vee peal. Vesi. Mina kui Tartu poiss ütleks, et vahel võib ka Emajõgi. No ütleme, et see on Emajõgi. Nii, joonistame siia paadi ja 3 meest paadis. No, oleme ühes paadis. Räägin, joonistan selle pildi, oleme ühes paadis, saad kohe aru. Selline paadisilt. Või nagu sulle õpetasin Usmo, ehk siis kuidas joonistada seda elektripirni. Ja noh, lihtsad asjad. Et lähme kohvipausile varsti. Noh, mitte nii. Kohvitopsid on tavaliselt sellised. Siia joonistame alustassi alla. Tassikõrv, no ei ole tassikõrv päris hea siin. Nii, ja nüüd, kui sa seda kohvis ja tassi sisse joonistad, siis mitte kunagi ära täida seda tassi ääreni, vaid võtame siit selle teise värvi ka. No näed see selline jook siin kohvitassi sees. Ja juba kõik saavad aru, et nüüd on paus on varsti tulemas. Või et me tegutseme globaalsel turul. Me oleme nüüd õpetajad. Ei, lihtsalt toon sulle näite. Või siis näiteks, et tegutseme globaalsel turul. Noh, miks te siit ei kirjuta? Nii. Selline juba hakkab nagu gloobuse moodi ilmet võtma. Noh, ja alati aitab veel see, kui gloobusele teha vana hea alus külge. Näed, Andres, ise ütlesid, et sa ei oska joonistada ja juba siin täiendad minu joonistusi. Ma arvan, et me oleme nüüdseks väga palju juba näiteid toonud. Ehk siis, milles võiks olla asja mõte? Või mis võiks olla sõnum nüüd, selge sõnum, et miks seda kõike me tegema peaksime. Sõnum on selgem, aga kuidas me seda kasutame? Et teemegi siis, kui keegi sunnib ainet integratsiooni tegema kunstiõpetajaga, annab see, ma ei tea, õpilastele edasi mingisuguse väikse oskusega nende juttu ilmestada või et miks me seda tegema peaksime ikkagi?
selleks, et joonistamine on selline eluks vajalik oskus, mis aitab sul efektiivsemalt suhelda. Ja nagu ma ütlesin, on need 3 osa, on see räägitud jutt, see tekst, mis on kirjas ja siis need pildid, mis sinna juurde tulevad. Ja need piltide peale inimestel ja õpilastel on tegelikult väga hea mälu. See pilt on see näide, mis aitab tal seda õpitud kuidagi konteksti panna. Ja kui midagi muud ei tule meelde, siis tuleb päeva lõpuks tuleb see pilt meelde ja selle pealt saad sa hakata kogu seda õpitut taas tuletama. Nii et ma saan aru, Aigar, et täna sa soovitad siin kriitseldada ja ma arvan, et kui siin aasta pärast me peaksime kunagi veel õpetajate ees seisma, siis sa juba soovitad, et armsad õpetajad, võtke kätte, tehke meeme lastele, sest lapsed enam lugeda ei viitsi, kuulata ei viitsi, aga meeme nad veel vaatavad. Nii et muutlikus maailmas proovime käia kaasas sellega, mida lapsed ise tarbivad. Ehk siis joonistame ikoone, emotikoone, ja mitte ainult, nagu selle praeguse kohtumise alguses sai öeldud, siis joonistamine aitab korrastada mõtteid, aitab oma ideid paremini kuulajate ja vaatajateni viia. Aitäh teile!